ühesõnaga nii, nagu meile teada on, siis uue hoone peamaja on planeeritud siia, kus on need varemed või pisut siiapoole, isegi väikesed majad tulevad siia. Ja siin minu selja taga siis on elumaja õu, kus siis suvel lapsed mängivad ja kus inimesed on harjunud tegutsema. Et tõepoolest on kurb mõelda, et siin on väga palju neid inimesi, kes on aastakümneid töötanud koolis ja nüüd nad peavad oma pensionieaga veetma kooli õues. Me elame maal, kus maad ja võsa on tuhandete hektarite viisi, kas tõesti ei saanud seda hoonet siis planeerida kas või 500 meetrit kaugemale siit. Ja ma ikkagi arvan, et see uus kool hakkab häirima küla ja küla hakkab häirima ka kooli, sest me ei saa minna suveõhtutel kell 9:30 magama sellepärast, et koolis on öörahu kell 10. Ja et inimesed on harjunud suveõhtutel aias piknikke pidama, lapselapsed on kõikidel maal, lapsed on kooli vaheajal, ikkagi lauldakse, sõbrad käivad külas, vahest võetakse napsu ja kui see on külg külje kõrval, siis ma olen täiesti veendunud, et see hakkab segama. Tervist! Tere! Et mis siis sina arvad sellest plaanist, et siia siis läbi selle küla südame tehakse uus tee ja rajatakse uus koolikompleks? No see tee mõte muidugi ei ole hea mõte, sellepärast et lõhub selle küla väljaku ära ja küla kogunemisplatsi. Teiseks ta tekitab siia liigset seda liikluskoormust, liigset müra. Külaelanikul pole rahu enam, lastel pole ohutu liigelda. Ei tea, kas sellest koolist üldse mingit, ega sellest paljad hoonet sellele erikooli probleemidele nagu lahendust ei tee. Jah, mina olen põhimõtteliselt selle kooli ehitamisele vastu siia Kaagvere külasse. Mina olen täiega vastu sellele. Väga vastu. See kool, mis ennem oli suures lossis, see veel kuidagi toimis, sellega me harjusime ära. Aga nüüd, kui sina aetakse suur tee läbi küla ja see ehitus hakkab käima, see paneb meie elu ju täitsa pea peale. Ja küll need garaasid, eks ole. Aga külaelu ta ikka täiesti lammutab ära. Ja mis? Kui see erikool hakkas siin olema, siis hakkas siin igasugust rahvast jõlkuma. Noored kutid käisid jaavadega siin tara ümber. Ja kui nüüd poisid ka veel tulevad, siis ma usun, et see meie külaelu on täiesti hukas. Praegugi käivad siin mahete vahel. Ma oma keldrist olen 2 kutti kätte saanud, kes ilmselt tulid siia tüdrukutele külla ja siis tegid siin vahel hüppeid. Castrallioor öeldi nende kohta mõnagi. No ja kui nüüd tulevad see poiste oma ka ja need eraldi peremajades, ma ei saa aru, kuidas nad suures hoones ei saa neid ära valvatud, neid tüdrukud. Siis on igasse putkasse vaja oma valvur panna, kus see võetakse. Ma arvan, see organiseerimine, see jätab siin puudu. Vanasti me Kaagveres sadamateeni koristasime pargi ära, et see oli internaatkooli ajal. Tüdrukud omal ajal koristasid siin, erikooli omad koristasid ka kõik oma ümbrust. Nüüd on vaja igale veel voodi ülestegija ja koristaja panna juurde. Kus see inimene, kui siit välja läheb, ta ei oska ei süüa teha, ta ei oska isegi tolmu pühkida. Mis kasvatus see on? Ja nüüd, kus need peremajad sinna tulevad, see on põhimõtteliselt juba vastu. See ei ole mingi kasvatusasutus, see on mingisugune hooldekodu. Isegi hooldekodus vanamemmed tunnevad puudust, et nendel ei ole tegemist. Mis need siin teha on? Aknaid lõhkud ongi kõik, eks ole, kui need midagi ise ei pea tegema, oma eest hoolitsema. Ja nüüd see plaan siia nii palju rahamata, jätke järgi.
oli niisugune jutt, et jah, kõik raskesti kasvatavad peavad olema ikkagi omas koolis ja erivajadustega lapsed ka omas koolis ja ma ei tea, siin käib kampaaniade kaupa, keegi vist lõikab oma projektide pealt lihtsalt raha ja ongi kõik. Ma arvan, ega ma siin rohkem eriti ei taha midagi öelda. Vähemalt ma olen selle peale väga, ma võin isegi võtta kirve välja kaevata, sõjakirve välja ja hakkan selle vastu sõdima. Füüsiliselt. Ma olen nii pahane selle peale, sellise idee peale. Küla keskväljaku. Jah, küla südame. Mulle see absoluutselt ei meeldi. Seal võetakse osa puid maha ja see on täiesti kuritegelik toiming, ma ütleks nii. Ma olen kogu aeg selle vastu olnud ja väga paljud on selle vastu. Mis maa see on, kus rahval pole hambaid, kus Riigikogus istujad poolunest loevad lambaid, kus nabib hoolt ja hoolivust, kus rahvast pooled, noortest pooled pole näinud kooliust, kus rahad ära raisatud, kus rahvast pole kaasatud, kus tee saab otsa poole pea, kus edasi ei keegi tea. You gotta fight for your right.